Ühtlane õhusurve ja stabiilne toon on torupillimängu üks alustalasid. Kuidas me aru saame, et toon on ühtlane ja ei kõigu? Või kuidas me saame aru, et toon on ebaühtlane ja kõigub? Ma kohe demonstreeringi ühte lugu mängin ühtlase survega ja siis ebaühtlase survega. Esimesel juhul oli päris nauditav kuulata, kuid teisel juhul siis toon kõikus, õhusurve oli ebaühtlane ja lugu mängida või nautida väga võib-olla ei saanudki. Nüüd, et stabiilset survet saavutada, on vaja ka natukene selle vasaku käe treenimiseks mõned harjutused teha. Põhimõtteliselt on oluline, et on avatud üks burdoon. See võiks olla G-burdoon ja sõrmilisel me mängime G-nooti. See on siis 3 näppu ülevalt, 1 näpp siin parema käega, pluss mõlema käe pöidlad on siis oma sõrmeavade kohal suletud. Puud tuulekoti õhku täis ja pigistad siis täitsa tühjaks. Samal ajal kui siia survet annad ehk pigistad, jälgi, et käsi ühtlaselt vajutaks. Kui tunned, et tuulekott on juba õhust tühi, siis lõpeta vajutamine ja tõsta korra vasak käsi üles. Nüüd siin on loomulik, et sõrmiline läheb natukene siia paremale poole risti, sest tähelepanu on hetkel surve hoidmisel. Nüüd, kui see vasak käsi survet hoiab näiteks ebaühtlaselt, siis kuula, kuidas toon, torupilliburdoon ja sõrmiline hakkavad kõrgemaks ja madalamaks minema. Aga kui oled ühtlaselt, siis see heli ei kõigu. Seda harjutust võiksid ikka teha 3-4 korda, 4-5 korda, et saaksid selle vasaku käe töömehhanismi loomulikuks, et ta peabki hakkama pigistama tuulekoti peale, ehk siis survet ise hoidma ja mitte niimoodi jonksutades, vaid ikka ühtlaselt käega vajutades. Järgmine harjutus. Kui see tundub juba, et hakkab välja tulema ja vasak käsi on juba harjunud seda tööd tegema, siis nüüd nii pea, kui tuulekott hakkab juba peaaegu õhust tühjaks minema, siis puud puhumistorust õhku juurde tuulekotti. Jälgi, et kui sa tuulekotti õhku juurde puhud, siis järelikult läheb ka tuulekott kohe rohkem õhku täis ja vasaku käega pead vähem pigistama sellel ajal, kui juurde puhud. Ja nii, kui enam jälle ei puhu, jälle pead pigistama rohkem. Ehk siis puud koti õhku täis, mängid peaaegu tühjaks, puud juurde, jälle koti õhku täis, mängid peaaegu tühjaks, puud juurde ja jällegi jälgi, et seda tehes burdoon ja sõrmiline, et need helid oleks stabiilsed
ja õhuvool stabiilne. Seda kõike praegu juhib vasak käsi. Kui ma nüüd seda harjutust teen ebastabiilselt, ehk siis võib-olla puhumise ajal pigistan ikkagi edasi vasaku käega või tõstan vasaku käe liiga järsku ära, siis ka torupilli heli, burdooni ja sõrmise heli hakkab kõikuma. Näitan, kuidas siis ebastabiilne õhusurve puhul selline harjutus kõlab. Niimoodi on tegelikult iga väikest liigutust tuulekoti peal vasaku käega ka kuulda torupilli helist. Nüüd, kui tunned, et sõrmilise hoidmine, surve pigistamine, kõik see on liiga palju, siis võib ka sõrmilise selles etapis hoopis otsast ära võtta ja siia mõne punni leiutada. Või võib ka ise käega kinni hoida, et saaksid keskenduda pigem vasaku käe surumisele või pigistamisele. Ma teengi seda sama harjutust, nii et hoian ise siit otsast kinni. Kui sul on mõni abiline, siis võiks keegi teine siin otsast kinni hoida, et õhk siit välja ei läheks. Kui sellist harjutust teha ebastabiilse survega, siis see kostub tegelikult välja niimoodi. Kui nüüd on juba saavutatud selline arusaamine, et kuidas hoida ühtlast survet, kui tuulekott on tühi ja puhud juurde, mis siis tegema peab, siis kolmas harjutus on juba üsna ligilähedane sellele, kuidas sa torupilli mängima hakkad. Tegelikult, kui sa mängid lugusid, siis sa ei mängi torupillikotti täitsa tühjaks ja ei hakka juurde puhuma, vaid puhumine ja hingamine peaks muutuma loomulikuks, nii loomulikuks, kui see torupilli puhul üldse minna saab. Sa puhud tuulekoti õhku täis ja vahepeal, kui võtad õhku, vasak käsi hoiab survet, sina jälle hakkad puhuma, vasak käsi jälle tunnetab seda, kui sa juurde puhud. Puhud kotti õhku täis, võtad G-noodi, hoiad lahti G-burdooni ja ei lase enam tuulekotil väga tühjaks minna.
Nüüd jälgi ka, et sõrmiline oleks otse ja võib juhtuda tendents, et kui sa siit vasaku käega pigistad, et hakkad ka sõrmedega pigistama, siis need kaks asja peavad omavahel lahus olema. Vasak käsi küll pigistab, aga sõrmed on täitsa vabad. Kui näed, et sõrme otsad on valged peeglist näiteks, siis igal juhul on liiga tugevasti vajutad sõrmedega siia sõrmilisele. Nüüd, mis võib juhtuda siis, kui pigistad liiga kõvasti vasaku käega, ehk siis pillikotis on palju õhku, puud veel juurde ja pillikeelele läheb rohkem õhku kui tarvis. Siis juhtub see, et see piuk, mille peal on keel, see keel läheb siia piugu peale plaksti kinni ja enam heli ei tulegi. Siis tegelikult kuuled, et aga sõrmiline mul ei töötagi enam. Põhimõtteliselt on surve liiga tugev, siis tuleb vasaku käega korra anda järgi survet ja ka puhuda samal ajal ei tohi. Ja see keel sõrmilise või selle piugu peal avaneb ja hakkab jälle ilusasti tööle. Ma näitan, kuidas see siis välja kostub. Kui surve on liiga nõrk, ehk siis pigistavad mitte nii hea survega, et pillikeel hakkab korralikult vibreerima, võib hakata see hoopis ragisema või natuke veidrat häält tegema. Näitan ka, kui liiga nõrga survega mängib pilli. Kohati ka mõned noodid hakkavad ragisema sellisel puhul. Nüüd, kui te tunned, et nagu liiga palju ei pigista, liiga vähe ka ei pigista, aga ikka on imelik heli, siis kontrolli ka, et ka sõrmed oleksid korralikult siin sõrmeavade peal kaetud sõrmiline. Sest kui siin on mõni väike ava jäänud katmata, siis hakkab ka pill imelikke hääli tegema. Stabiilne surve on torupillimängus kõikide lugude alus ja ütleks isegi, et vundament. Sest kui toon kõigub, siis torupilli häälestuja ei ole nauditav seda kuulata. Ma soovitaksin ennast ka salvestada, et kui sa salvestuse peal kuuled, kui sa näiteks juurde hingad või pigistad liiga palju ja toon kõigub, siis harjuta veel natukene seda G-noodi peal ühtlast survet, et käsi harjuks õige tugevusega vajutama ja ka lahti laskma, kui sa parasjagu puhud pillikotti õhku. Head harjutamist!